Tere, armas teeline! Tänase mõtiskuse olen pealkirjastanud Jumal on ustav. Kui Joosua tajus, et ta ligineb oma elu lõpule, otsustas ta öelda midagi olulist nii juhtidele kui kogu rahvale. Ja see on talletatud Joosua raamatu 23. ja 24. peatükis. 23. peatüki tähelepanu on rohkem tulevikul ja sellel, kuidas kummardada Jumalat ning üksnes Jumalat. Oma raamatu 24. peatükis esitab Joosua ülevaate Jumala ustavatest tegudest minevikus. Tema eesmärk on innustada rahvast langetama otsust küsimuses, kes väärib ainsana kummardamist. See on Jahve, meie Jumal. Kuid loen Joosua 21. peatükist mõningad salmid. Nõnda andis Issand Iisraelile kogu maa, mille ta vandega oli tõotanud anda nende vanemaile ja nad pärisid selle ning elasid seal. Ja Issand andis neile rahu ümberkaudu, nõnda nagu ta nende vanemaile oli vandega tõotanud. Ja kõigist nende vaenlastest ei suutnud ükski neile vastu seista. Issand andis kõik nende vaenlased nende kätte. Ainsatki sõna ei langenud tühja kõigest neist sõnadest, headest sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli soole, vaid kõik läks täide. Need loetud salmid moodustavad Joosua raamatu haripunkti ja teoloogilise kokkuvõtte ja ühe põhiteema. Ja selleks on Jahve, meie Jumal, on ustav lepingule. Tema peab oma lubadusi ja täidab oma tõotused. See lühike lõik võtab kokku ka kogu raamatu senise sisu. Seega Joosua 21. peatükk räägib maa pärimisest ja seal elama asumisest. Edasi aga osutab vaenlaste üle saavutatud võitudele ja maa saamisele enda kontrolli alla. Kogu tagasivaade toimub läbi Jumala ustavuse prisma. Iisraelastel tuleb alati meeles pidada, et nad ei saa kunagi pidada võite vaenlaste üle või maa pärimist enda saavutuseks, vaid ainult Jumala ustavuseks, kes on ustav oma sõnadele. Teadupärast tema andis kogu maa, kõik nende vaenlased nende kätte ja kõik läks täide, nagu piibel ütleb. Kõik seda mööda, nagu ta nende vanemale oli vandega tõotanud. Issand vandus, et ta annab selle maa rahvale ja tema andiski vaenlased nende kätte. Kogu Iisraeli edulugu tuleb omistada üksnes jumalikule algatusele ja Jumala usaldusväärsusele. Samavõrd kehtib sama öeldu meie päästmise kohta. Piibel ütleb Efeesuse 2. peatükis, sest teie olete armu läbi õndsaks saanud usu läbi ja see ei ole teist enestest, vaid see on Jumala and. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Paulus rõhutas tõepoolest Jumala ustavust, kui ta kirjutas 2. Timoteuse 2. peatükis, ustav on see sõna, kui me oleme surnud koos temaga, siis ka elame koos temaga. Kui meie jääme püsima vaevas, siis valitseme koos kuningatena, kui me tema salgame, siis salgab ka tema meid. Kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. Nagu Joosua tekstist lugesime, saab veel sirvida muidki pühakirja tekste, näiteks Rooma 8. peatükis. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või mõõk? Nõnda nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päev, meid arvatakse tapalambaiks. Aga selles kõiges saame me täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud selles, kinnitab apostel, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie Issandas. Tekst, mida ma lugesin Joosua 21. peatükist, seal on imeline järeldus, mis sisaldub kuulekusest
täidetud tingimustele. Edu ei tohi kunagi võtta iseenesestmõistetavana, see on alati seotud Jumala sõnale kuuletumisega. Nii maa jaotamine on küll märk Jumala ustavusest Iisraeli suhtes, kuid lisaks paneb see aluse Iisraeli suhtumisele, kuidas ta suhtub oma tulevikku. Ja küsimus on, kas Iisrael saab hakkama saavutatu kindlustamisega? Aga loeme Joosua 23. peatükist. Ja see sündis kaua aega pärast seda, kui Issand oli Iisraelile rahu andnud kõigist nende vaenlastest ümberkaudu. Ja kui Joosua oli jäänud vanaks ja elatanuks, et Joosua kutsus kogu Iisraeli, selle vanemad peamehed, kohtumõistjad ja ülevaatajad ja ütles neile: mina olen jäänud vanaks ja elatanuks, aga teie olete ise näinud kõike, mida Issand teie Jumal on teie silme ees teinud ja kõigile neile rahvaile, sest Issand teie Jumal on ise sõdinud teie eest. Vaadake, ma olen liisu läbi lasknud teile osaks saada, päris osaks teie suguharudele need rahvad, kes on alles jäänud kõigist rahvaist, kelle ma olen hävitanud Jordanist kuni suure mereni päikeseloojaku pool. Issand teie Jumal hajutab need teie eest ja ajab need ära teie eest ja te pärite nende maa, nagu Issand teie Jumal teile on öelnud. Joosua kõne on suunatud vanalt ja elatanult kõnelejalt kuulajaskonnale, kel tuleb edasi viia nende kätte Jumalast usaldatud ülesanne. Joosua kirjeldab, kuidas maa vallutamine sai võimalikuks. Issand võitles rahva eest. Isegi siis, kui iisraelased olid pärast Egiptusest väljaminekut truudusetud ja uskmatud ning nad kaasati sõjapidamisse, õnnestus maa omandamine Jumala sekkumise tõttu, mitte nende sõjajõu tõttu. Jumal oli see, kes andis Iisraelile vaenlastest rahu, ent oli jäänud veel rahvaid, kelle käest oli vaja maa üle võtta. Võit ei olnud Iisraeli jaoks mitte juba täitunud ja muutumatu tegelikkus, vaid alati olemasolev võimalus, kui nad toetuvad pidevalt ustavalt Jumala abile. Ja siin mõningad tähelepanekud. Esiteks, Jumal korraldab lahinguvälja oma laste kasuks. Joosua 23. peatükk, salm 10 ütleb: üks ainus mees teie hulgast ajas taga 1000, sest Jehova teie Jumal sõdis ise teie eest, nagu ta teile oli öelnud. Üksnes Jeesus hävitas traditsioonide müürid, mis eraldasid juute paganatest. Kolossuse 2. peatükk ütleb: ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avalikku pilka alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses. Teine tähelepanek. Me peame lükkama ümber argumendid, mis püüavad Jumalat kõrvale lükata ja iseend üles tõsta. 2. Korintuse 10. peatükk kinnitab meile, sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me mitte lihaviisi järgi, sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused, ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla. 3. tähelepanek. Me peame riietuma Jumala kogu sõjavarustusega, et meid võidaks varustada. Efesuse 6. peatükk ütleb: pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõu vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna, ja palvetage anumisega
palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Iisraelased ei saanud panna võite oma tugevuse ja strateegia arvele. Samamoodi annab Jeesuse Kristuse ohver ja ülestõusmise vaimuliku võidu patu ja kiusatuste üle, et Jumala rahvas tänapäev peab pidevalt toetuma püha vaimu pakutavale vaimuvarale, et elada võidukat elu. Sa panid tähele, meie silme ees on nii palju imelisi Jumala tõotusi. Aga miks siiski leiame, et on väga kerge pattu teha? Aga pöördume tagasi Joosua raamatu juurde. Olge siis hästi kindlad pidama ja tegema kõike, mis Moosese seaduse raamatus on kirjutatud, kaldumata sellest paremale või vasakule, heitmata nende rahvaste hulka, kes teie juurde on alles jäänud. Te ei tohi suhu võtta nende jumalate nimesid, ega nende juures vanduda, ega neid teenida, ega neid kummardada, vaid te peate hoidma issanda oma Jumala poole, nagu te seda olete teinud tänapäevani. Aga kui te ometi taganete ja hoiate nende rahvaste jäägi poole, kes teie juurde on alles jäänud, ja saate nendega langudeks ja ühinete nendega ja nemad teiega, siis teadke kindlasti, et issand teie Jumal ei aja enam ära neid rahvaid teie eest ja nemad saavad teile paelaks ja püüniseks, piitsaks teie külgedele ja okkaks teie silmadesse, kuni te hävite sellelt maalt, mille issand teie Jumal teile on andnud. Mida sina arvad? Miks võtab Joosua sellise resoluutse seisukoha, kui räägib Iisraeli suhetest ümberkaudsete rahvastega? Ohuks, mis Iisraeli ähvardab, ei ole niivõrd alles jäänud rahvaste vaenulikkus, kuivõrd risk, et iisraelased hakkavad nendega sõbrustama. Rahvaste relvad ei pruugi endast kujutada Iisraelile mingit probleemi, kuid nende ideoloogia ja väärtused võivad kahjustada rohkem kui mis tahes sõjad. Joosua suunab rahvajuhtide tähelepanu üliolulisele tõsiasjale, et kokkupõrge, millesse nad on haaratud, on enne kõike ja lõppkokkuvõttes vaimulik. Seepärast tuleb Iisraelil säilitada oma kordumatu rahvuslik enesetaju. Sa panid tähele keeldu, et ei võetaks suhu jumalate nimesid, ei vannutaks nende juures ega teenitaks ja kummardataks neid, puudutab ebajumal kummardamise tava. Muistes Lähis-Idas tähendas jumaluse nimi tema kohalolekut ja võimu. Võõraste jumalate nime appihüüdmine või mainimine igapäevastes tervitustes või äritehengutes tähendab selliste jumalate mõjuvõimu tunnustamist ning õhutas iisraelisi häda ajal nende väge otsima. Maale alles jäänud kaanalastega abielusuhetesse astumine või tõi Iisraeli jaoks kaasa ohu kaotada oma vaimulik puhtus. Joosua manitsus polnud mõeldud edendama rassilist või rahvuslikku puhtust, vaid vältima ebajumala teenistust, mis võis Iisraeli viia vaimuliku kokkuvarisemiseni. Saalomoni juhtum on rabav näide segaabielude kurbadest tagajärgedest vaimulikule elule. Kuna Joosua hoiatab kahjulike sidemete eest, kerkib paratamatult päevakorda küsimus kristlaste suhtumisest maailma. Maailm ei ole kristlase jaoks nautlemise vaik, vaid kristlase tööpõld. Ja nüüd püüaksin natuke võrrelda Joosua ja Moosese teenistust. Mooses kogus Iisraeli vanemad ja Joosua kogus kõik Iisraeli suguharud Seekemisse. Mooses uuendas lepingut, Joosua uuendas ka lepingut. Mooses keelas ebajumala kummardamise, Joosua keelas ebajumala kummardamise ja hoiatas segaabielude eest, mis võivad viia ebajumala kummardamisele.
Mooses lasi seaduse kivisse raiuda, Joosua kirjutas kivisse mälestusmärgi. Moosese järglaseks sai Joosua. Joosua järglasteks olid vanemad. Mooses hoiatas teiste jumalate järgimise eest, Joosua hoiatas samuti teiste jumalate teenimise eest. Mooses ennustas, et Jumal toob nende vastu rahva, kui nad ei kuuletu, ja Joosua hoiatas hukkumise eest, kui nad peaksid Jumalast ära pöörduma. Teiseks, Joosua meeldetuletus Iisraelile. Joosua avaldas, vaata, täna ma lähen kogu maailma teed, millega ta osutas sellele, et ta peab varsti surema. Jumala täitunud lubadused oli. Joosua tuletab Iisraeli meelde, et kõik, mida Jumal on lubanud, on täide läinud. Jumal soovib oma rahvast õnnistada, kui ka sõnakuulmatusel on omad tagajärjed. Millised on siis sõnakuulmatuse tagajärjed? Hoiatus oli, nii nagu Jumal on täitnud oma head lubadused, saadab ta neile ka kurja, kui nad ära pöörduvad. Pidage alati meeles, Jumal ei sõdi inimestega, vaid patuga, ja ta on pühendunud patu täielikule hävitamisele. Kuidas mõista ka Jumala kohtuotsust patule? Patu hävitamine pole mitte ainult kohtuotsus, vaid ka halastus, kuna see takistab patu jätkumist. Me mõistame Jumala kohtuotsust sageli vääriti, nähes seda pigem vihana inimeste kui patu vastu. 2. Moose 34. peatükist me leiame Jumala iseloomu ilmutuse. Mooses ja Jumala ilmutuse. Mooses igatses näha Jumala palet, aga Jumal ütles, et keegi ei saa näha tema palet ja jääda elama. Mida Jumal tegi? Jumal asetas Moosese kalju lõhesse, kattis ta oma käega ja läks siis mööda, kuulutades samal ajal oma nime. Aga mis on issanda nimi? Ilmutamise raamatu 19. peatükis saame teada, et issanda nimi on Jumala sõna. Kui Jumal Moosesest möödus, kuulutas ta Jumala sõna, ilmutades tema iseloomu. Kuidas Jumal ennast kirjeldab? 2. Moose 34. peatükis. Issand Jumal on halastaja ja pika meelega. Kuigi Jumal on halastaja, ei mõista ta süüdlast õigeks. Tema pikameelsust ja halastust ei tohiks isegi segi ajada patu põlistamisega, mis ei ole tegelikult halastus. Patu kaotamine on Jumala poolt õigluse tegu. Kuidas siis mõista Jumala viha konteksti? Nii kui ma juba ütlesin korra, Jumal ei sõdi meiega, vaid patuga. Tema kohtumõistmise teod on motiveeritud tema pühendumusest patu hävitamisele. Aga sina ära klammerdu patu külge, vaid hoopis Jumala külge. Kuulake, kuidas Joosua 23. peatükis seda öeldakse. Ole siis hästi valvel oma hingede pärast, armastades Jehoovat oma Jumalat. Lühim sõnum sellest tekstist oleks järgmine. Seepärast ole väga hoolas ja armasta issand oma Jumalat. Ja heebrea keeles on see mõte veel teravamalt esile toodud. Ole väga ettevaatlik oma hinge pärast. Kuidas on siis seotud armastus ja kuulekus? Kuulekus Jumalale on teema, mis on läbinud minu mõtisklused korduvalt. Jumal on keelanud ebajumala kummardamise. Jumal on keelanud paganatega seoga abielud. Sõnakuulmatus toob kaasa Jumala viha. Kuidas me peame meeles Jumala käske ja keelde? Kuidas me kuuletume? Ainus tee selleks on armastada Jumalat. See on kõige alus. Armastus on lepingu keskmes. Armastus on kuulekuse keskmes. Armastus on ustavuse seisukohalt ülioluline. Armastus nii Vanas testamendis kui ka Uues testamendis. Ja millised on siis need Jumala armastamise tahud?
esiteks, armastus Jumala vastu näitab, kes temale kuulub. Johannese 13. peatükk ütleb, uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis. Niisiis, kuidas inimesed teavad, et me kuulume Jumalale? Piibel vastas, kui me üksteist armastame. Armastus on kristluse standard. 1. Johannese 3. peatükk ütleb, sest see on sõnum, mida te algusest saadik olete kuulnud, et me peame üksteist armastama. Teiseks, armastus Jumala vastu on intiimne, läbi iga meie olemust läviv. 1. Mooses 2 ütleb, ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Sellepärast mees jätab maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole, nemad on üks liha. Hoiab liidetud kokku. Heebra keelest tuleb välja veel mõte millegi või kellegi külge lammerduma, hoidma. Jutt ei ole mitte füüsilisest kokkuhoidmisest, vaid emotsionaalsest, intellektuaalsest ja vaimsest. See siin on lepingu keel, kus kasutatakse sedasama sõna, Joosua 23:8 näiteks, vaid peate hoidma Jehova oma Jumala poole, nagu te seda olete tänapäevani. 5. Mooses 4. peatükk ütleb, teie silmad on näinud, mida Jehova tegi Baal-Peoriga, sest igaühe, kes käis Baal-Peori järel, hävitas Jehova su Jumal sinu keskelt. Aga teie, kes hoidsite Jehova oma Jumala poole, olete tänapäeval kõik elus. Prohvet Jeesaja kinnitab 26. peatükis, kindlameelsele sa hoiad rahu. Rahu, sest ta loodab sinu peale. Heebra keeles toetub sinu peale, lebab sinu juures, puhkab sinus. Armastus Jumala vastu on nii intiimne, läbib iga meie olemuse osa. Lähedus toimib mõlemas suunas. Meie hoiame Kristusest kinni ja tema hoiab meist kinni. Kolmandaks, armastus Jumala vastu ei ole kunagi sunnitud, vastasel juhul lakkaks see olemast armastus. Sa ju tead, niipea kui armastus on sunnitud, muutub see kohustuseks, võltsiks, põhjustab pahameelt, hakkab kontrollima, põhjustab hirmu, loob suhted, kus on kohustus, sundus või hirm. Jesaja ütleb 3. peatükis, sest nõnda ütleb Issand Jehova, Iisraeli püha, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite. Rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid teie pole tahtnud. Armastus ei sunni kunagi. Armastus kutsub meid. Pöörduge tagasi minu juurde ja puhake. Armastus lubab vaba tahet. Aga teie ei ole tahtnud. Joosua 24. peatükk ütleb, sellepärast austega valguse maades Jehovat, meresaartel Jehova Iisraeli Jumala nime. Vali teda, mitte traditsiooni, jumalaid, keda teie isad teenisid, mitte eakaaslaste urvet, jumalad, kelle maal elate. Vali tema, olenemata kulust või hinnast, olenemata valust või naudingust, olenemata teiste arvamustest, olenemata raskustest ja heidutusest, olenemata sellest, kuidas ma end tunnen, nüüd ja igavesti vali tema. Neljandaks, armastus Jumala vastu pärineb Jumalast endast. Meie armastame teda, sest tema armastas meid enne. Rooma 5. peatükk ütleb, ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Meie valime tema mikspärast, sest tema valis meid esimesena. Johannese 15. peatükis öeldakse, mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Milline tõotus?
5. punkt. Armastus Jumala vastu sõltub temast. Armastuse säilitamine sõltub ju Jumalast. See on erinev sellest, mis pärineb temast. Jumal on armastuse allikas. Ometi on Jumal see, kes seda armastust säilitab. Jumal mõistab mind õigeks ja seejärel ta pühitseb mind. Johannese 15 peatükk ütleb Jeesus, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Kas sa panid tähele, siin on sõltuvus Kristusest kõiges. 6. Armastus Jumala vastu on kuulekuse alus. Sest Johannese 14 ütleb, kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõna. Ei ole võimalik kuuletuda ilma armastuseta. Lepingu pidamine, mitte ebajumala kummardamises ega segaabieludes elamises. Kõik sõltub armastusest Jumala vastu. 7. Armastus Jumala vastu toob rõõmu. Prohvet Sefania ütleb 3. peatükis, Jehova sinu Jumal on sinu keskel, kangelane, kes aitab. Tema rõõmutseb sinu pärast väga. Ta uuendab oma armastust, ta tunneb hõisates sinust rõõmu. Rõõm tuleb nii Jumalale kui ka meile endile. Jumal soovis kuulekust ja seda, et tema rahvas hülgaks ebajumala kummardamise ja peaks kinni tema lepingust. See pühadus toob õnne ja rõõmu. Ja nüüd kordan veel üle Jumala armastamise reaalsuse. Esiteks, armastus Jumala vastu ilmutab, kes temale kuulub. Teiseks, armastus Jumala vastu on intiimne, läbib kogu meie olemuse. 3. armastus Jumala vastu ei ole kunagi sunnitud. Vastasel juhul lakkaks see olemast armastus. Armastus Jumala vastu pärinebki Jumalast endast. 5. armastus Jumala vastu sõltub temast. Jumaliku armastuse vastastikune, mitte sümmeetriline olemus. 6. armastus Jumala vastu on kuulekuse alus. Ja 7. armastus Jumala vastu toob ellu püsiva rõõmu. Olgu see sinu kogemus, peatse kohtumiseni.